vlog, it's Diana Banana ja tänane video ei ole vlog. Kas te saate aru mu riietest, mis videot me hakkame täna filmima? Jah, ma tean, sa oled näinud pealkirja, aga me hakkame täna tegema make-up tutoriali. Ma olen oma elu jooksul filminud vist ainult ühe päriselt sit-down korraliku igapäeva make tutoriali ja see oli aastal 2017. Yo, it's Banana Bitch ja täna ma filmin oma hea kaameraga. Ja seal videos mul oli matching bluus, see oli natuke teist värvi ja me teeme seda täna jälle sarnase bluusiga, parema bluusiga ja parema meigiga. Ma loodan, te saate siit tootesoovitusi, meigitehnikaid, võib-olla natukene. Ma just filmisin selle video ära ja see tuli super fun. Mul oli super fun teiega filmida. Selle video pealkiri peaks olema Diana igapäeva make sulgudes harjukeskmine pluss story time'id ja naljad sulgudes alla harjukeskmise. Aga okei, anna sellele videole thumbs up, et ma lõpuks peale peaaegu 5 aastat uue make tutoriali üles panen ja kui sa vähegi viitsid, siis sa võid mulle alla kommentaaridesse jätta tootesoovitusi, sest nagu selle video käigus välja tuli, mu make on halvaks läinud ja ma pean uusi asju ostma. Ma alustan siis kohe primerist. Ma kasutan NYXi Honey Dew Me Up'i. Tegelikult suvel päris tihti ma kasutan primeri asemel lihtsalt päikesekaitsekreemi. Täna on kell juba nii palju, et ma ei hakka päikese kätte vist minemagi. Ma lähen siis alles välja, kui päike on põmps loojunud. Ja üks uus asi, mida ma teen, on ka silmade primimine. Muidu ma kasutasin vanasti selleks alati lihtsalt concealerit. Aga concealerid, tahtsin öelda, sinna tekivad vaod sisse. Kas ma teen siin praegu make-up tutoriali või räägin kartuli võtmisest? Aga saate aru, mida ma mõtlen. See on MAC Pro Longwear Paint Pot toonis Soft Ochre. Ta concealib mul terve selle silmalau ilusti ära, aga see põhi jääb lihtsalt nii palju parem. 90% ajast, kui ma meikiga annan, ma ei viitsi jumestuskreemi panna. Ma teen põhimõtteliselt kõik need teised sammud miinus jumestuskreem. Aga kui mul on mingi üritus või ma filmin, siis ma kasutan neid kahte. Esimene on NYXi Born to Glow jumestuskreem toonis Vanilla. Hetkel on see mulle liiga hele. Ja teine, see pump näeb nii rõve välja. Kui keegi YouTube'is, TikTokis, kus iganes sotsiaalmeedias soovitab sulle mingisugust jumestuskreemi ja ta jumestuskreemi pump ei näe selline välja, siis ta valetab sulle ja ta arvatavasti ei kasuta seda jumestuskreemi. Aga teine jumestuskreem on siis see Double Wear jumestuskreem toonis 3-2-1 ja see on lihtsalt see toon, mis ma poest sain. Mul oli kohe uut jumestuskreemi vaja. Kui see mulle liiga tume, ta võiks olla veel natukene soojem, aga kokku miksituna teevad nad päris hea matchi. Mul on nüüd uus süsteem. Panen sõrme peale ja siis ma panen nagu väiksed täpid. Ja siis ma võtan selle ja panen täpi peale uue täpi. Üritades seda mitte oma küüne alla panna. Ja nüüd ma võtan sellise jumestuskreemi pintsli, mis on Peili poolt näritud ja ma tupsutan teda. Niimoodi läheb seda toodet vähem pintsli sisse ja mul on nagu üli vahepeal. Panin nagu üliõhukese kihi. Siis ma võtan enda Beauty Blenderi ja käin kõik üle. Jälle lihtsalt tupsutan sisse ja niimoodi ma saan kasutada minimaalselt toodet ja raisata ka minimaalselt toodet. Ja nagu see Beauty Blender võtab seda jumestuskreemi veel vähemaks, et see katus oleks tõesti nagu väga-väga õrn. Full coverage jäi aastasse 2017. Järgmisena ma kasutan siis concealerit Born to Glow samast setist, mis jumestuskreem toonis jällegi Vanilla. Ja concealeriga ma nii palju tagasi ei hoia. Isegi kui see on nähtav, isegi kui ta on natukene cakey, siis see on ikka parem kui mu sinised silmalused, mis jätavad lihtsalt haiglase mulje. Ja no shade inimestele, kellel on sinised silmalused. Mul on ka. Ma liigume edasi kulmude juurde korraks ja kulmud teen kogu aeg erinevalt. Oleneb, kui palju mul kulmu värv maas on. Ma mõtlen seda kulmu värvi, kui sa käid hoolduses, ainult et ma ei käi hoolduses, või ma teen ise kodus siin tooli peal. Ma kasutan oma vana head Kylie K-Brow'd toonis Me ei tea, sest et see on maha kulunud. See on ausalt lihtsalt piinlik mulle praegu. Ju, ma ikka veel kasutan seda või? Jah, kasutan jah, okei. Ja teine toode on NYXi Micro Brow Pencil toonis Ash Brown. Vahepeal ma kasutan ainult seda, vahepeal ma kasutan ainult seda, vahepeal ma kasutan ainult kulmukeeli, aga täna teate, kasutame kõike, okei? Ma teen põhimõtteliselt nagu enda kulmu tagumise osa sellega. Ma vaatasin eile õhtul oma eelmist make-up tutoriali, mis oli reaalselt aastast 2017-18, siis kui ma YouTube'iga alustasin, ma olin mingi 2 kuud või 6 aega võib-olla YouTube'i teinud. Ma vaatasin, kuidas ma enda kulme teen ja ma pidin oksendama. Miks mulle keegi ei öelnud? Ei, tegelikult mulle vist öeldi. Olgem ausad, ma sain heiti. Ja ma olin seda väärt.
Okei, tegelikult ma teen natukene siit eest ka. Kunagi üks meikar ütles mulle, et ma peaks oma kulmutooteid vahetama, sest et need on liiga soojad mu jaoks ja ma olin nagu ei, that's so rude. Aga praegu kaamerast vaadates, seal vist on õigus. Ma ei ütle nii ülbelt. Ma ei ütle midagi, mis sellise, mida ma mõtlesin, you know? Ja nüüd minu salanipp, elu muutev asi. Kui ka sina kannatad ebasümmeetrilisusel, tegelikult kõik on vist natuke ebasümmeetrilised, aga mu kulmud on täiesti teine lugu. Ma avan nüüd TikToki, lähen oma seivitud efektide alla. Ja siin on selline efekt nagu eyebrows. Siin on sellised joonekesed on ju ja nende järgi ma näen ära, mida ma muutma peaks. Näiteks seda kulmu ma pean alati siit tõstma, ma pean alati siit tõstma ja detailseks parandamiseks ma kasutangi pliiatsit. Ma reaalselt teen telefoni järgi endale. Oota, kusjuures mu kulmud on täna isegi enam-vähem ütlased. Ma väga imestan. Päriselt või? Kulmud on praegu enam-vähem, please, ärge hakake neid väga võrdlema ja ikka ma saan vahepeal kommentaare, et need on ebavõrdsed, aga ma olen neid kommentaare, tegelikult ma pole enam saanud peale seda, kui ma seda TikToki filtrit hakkasin kasutama. Reaalne lifehack. Ma pärast panen neile keeli, aga praegu liigume edasi puudri juurde ja kõik teised tooted te saate Eestist osta, netist tellida. Seda ma pole nii kindel. See reaalselt maksis 3,50. See on ostetud Primarkist, kui ma olin Berliinis. Mul ei olnud üldse kõrgeid ootusi. Ma ostsin selle ainult aada järgi. Ja mulle actually väga meeldib see. Nii et kui see otsa saab, ma pean uuesti Berliini minema või? Võimalik. Seda ma kannan peale puudri. Ma ei tea, mis eesti keeles on. Ma ei tea ka, mis see inglise keeles on. Mul on isiklikult Beauty Blenderi oma, nad kunagi saatsid mulle. Eile, esiteks ma pesin seda koos oma pintslitega ja mul oli selline tunne, et see vist ei ole ikka veel piisavalt puhas ja ma panin selle koos käterätikutega pesumasiinasse. Tagant on näha, et on nagu kinda kahjustunud. Nii et ma ei soovita neid pesumasinas pesta. Panen sellise sisse. TikTokis nägin, et tee nagu niimoodi käe peale. Ja siis lihtsalt nagu pressi sisse. Järgmisena mu uus lemmiktoode, mis mul tegelikult istus kapis mingi... Kui ma praegu hakkan mõtlema, siis ma kardan, et aastaid. Ma loodan, et aasta, aga võimalik, et aastaid. Suva. See on Milani Baked Bronzer toonis 04 Glow. Selline, mida sa pead täiega nagu üles ehitama ja ta annab sulle sellise kuldse jume, et kui sa tahad matt välja näha, siis see võib-olla pole sulle, aga suve jaoks, glowiks, meigiks, täiuslik. Isegi ilma jomestuskreemita, see jääb naha peale nii ilus, nii loomulik. Ja uus asi, mida ma teen, ma panen seda niimoodi natuke nina peale. Ja kontuuri ma ei kasutagi. Reaalselt ma pole mingi aastaid vist viitsid enam kontuurida. Mõttetu, väidatu, kui sa tahad, sa võid. Mu kõige rohkem kasutatud põsepunad on siit paletist. Tihti ma lihtsalt miksin neid. Ma olen suht kindel, neid saab ka eraldi osta, aga ma sain Sephorast kunagi sellise paleti. Ma võtan mõlemat. Ja nendega peab küll olema natuke ettevaatlik, sest need on suht pigmentsed. Mina keskendun oma blushi siia nagu nurka ja suht kõrgele silma lähedale. Täpselt nagu bronzeriga, ma lihtsalt panen seda oma nina otsa. Ta natukene jätab mulje, nagu sul oleks päiksepõletus, ta natukene jätab mulje, nagu sul oleks nohu. Keegi ei saa täpselt aru, mis toimub, aga it's cute, kui sa minu käest küsid. Ja tegelikult oota, ma panen seda sama blushi ka silmadele, aga ma keskendun siia välja nurka. Tegelikult ma teen sama ka bronzeriga, lihtsalt mul läks meelest ära. Mul reaalselt mingi ripsupikendused lenduvad. Ma tõmban teda nagu siia äärde ja ülesse niimoodi. Mu kõik ripsupikendused tulevad kaasa, aga üles selle kulmu isegi. Siia kohta ka. Ma ei tea miks, aga see on uus tehnika ja minu meelest see töötab. Ma olen täiega päikse põlenud välja, heas mõttes. Ma natuke olengi. Ma ei saa aru, kas see on nagu põletus või see on päevitus. Võib-olla mõlemat. Okei, väike story. Ma pean oma väikse trigger warningu, sest ma olen siiani triggered. Ma olen muidu alati olnud see Elsa. Et mulle meeldivad jõulud, mulle meeldib talv, mulle meeldib lumi, mulle meeldib, kui on külm. Ma vihkan suve, sest siis on puugid, sääsed, parmud. Nii palju asju, mis on suvega valesti, mis mulle lihtsalt üldse istunud. Aga nüüd, kui ma kolisin majja, esimest korda, ma arvan elus. Okei, esimest korda peale kooli lõpust. Olgem ausad, kui ma veel koolis käisin, siis suvel oli täiesti eraldi tähendus. Esimest korda peale kooli lõppu olen ma ausalt väga suve nautinud. Ma lihtsalt olen kogu aeg õues ja siis eile õhtul juhtus 2 asja. Mul on siis kass Milo ja eile õhtul
ma kuulsin kräunumist maja seest ja ma kuulsin kräunumist ka õuest. Mulle tundub, et tegu oli jooksuajas emase kassiga, kes otsis väga oma lastele isa. Ta nägi läbi akna Milot ja otsustas, that's my daddy. Ja ta ei olnud enam nõus lahkuma. Ta lihtsalt oli meil akna taga tunde, kräunus. Lõpuks me läksime õue, vaatasime, et nagu kas temaga on ikka kõik korras. Väljas oli nii palav, me viisime talle vett. Ta tahtis lihtsalt pai saada. Ta tegi imelikke liigutusi, mis vihjasid ka jooksuajale. Ja ta nõudis põhimõtteliselt, et Milo tuleks välja. Milo on kastreeritud, nii et nad niikuinii ei saaks lapsi. Ma üritasin talle seda öelda, teda ei huvitanud ja lõpuks ta väsis lihtsalt nii ära, et ta jäi meile magamistoa akna taha magama. Niimoodi, et Milo vaatas teda, ta vaatas Milot, tal vajusid silmad kinni. I guess Milol on uus crazy girlfriend / stalker, keda nad kohtasid läbi akna ja kes enam Milot rahule ei jäta. Ja kui me läksime teda õue vaatama, siis ma nägin maas ühte kahtlaselt väga-väga paksu ämblikut. Suurt tarantit meenutavad rõvedust, millel oli 8 jalga. Kui sul on üle 4 jala, ma ei taha siin näha. Palun ei. Ma reaalselt vannun, kui sa oled mingi putuka kaitsja, ämbliku kaitseingel, siis uks on seal. Okei, mind ei huvita, mis sa tahad öelda. It was disgusting ja ma ütlesin, palun astu peale. Ja Oliver astus peale ja mis on ma arvan, kõigi suurim hirm, kui sa tapad ämblikuid, on see, et sa astud peale. Te olete näinud neid videoid, sa astud ämblikule peale ja ta paljuneb. Mul on keemavärinad, see juhtus. Oliver astus peale ja sellest suurest paksust ämblikust jooksid väiksed ämblikud välja ja sellel hetkel mulle tuli meelde, miks mulle suvi ei meeldi. Ma lihtsalt ei saa seda suve enam endiselt nautida. Ma võin siin feikida, et ma olen Moana, aga ma olen Elsa. Midagi pole teha. Okei, ja jätkame make-up tutorialiga. Nii, silmad. Mul on ripsupikendused ja tavaliselt ma väga rohkem midagi ei teegi, aga kui ma tahan midagi teha, siis valge lainer. See on NYX Jumbo Eye Pencil toonis Milk. Küsimus kõikidele, kes seda vaatavad, kas seda saab teritada või? Ma pean selle lihtsalt ära viskama, kui ma siia lõppu jõuan. Öelge, ma teen nagu tavaliselt sellega esiteks on ju niimoodi silmasid seest, aga ma viin selle natukene välja siit välisnurgast ja siis sisenurgale ma teen niimoodi. Vanasti ma kasutasin alati tumedat lainerit. Ma olen hakanud kõik hoopis vastupidi tegema, kui ma vanasti tegin. Madison Beery paletist ma kasutan seda tooni siin all. Põhimõtteliselt sul on lihtsalt vaja tumepruuni. Sul on vaja sellist peenikest pintslit ja ma teen sellega endale laineri joone. Seda pole väga palju näha mu ripsupikenduste pärast. Ma teen seda pigem siis, kui mu ripsmed on rohkem maas. Ma lihtsalt teen nagu selle tutoriali pärast. Ma niisama küll ei viitsiks praegu teha. Ma teen väikse wingi. Täpselt nagu ma eyelineriga teeks, nagu ma teen muidu bat wingi endale, kui sa tead, mis see on. Ja siis vahepeal võtan selle sama tumepruuni, selle sama pintsli. Ma ütlesin, ma viisin seda valget natukene kaugemale välisnurgast. Ma nagu connectin wingi, mis me siia tegime, oma alumise ripsupiiriga. Aga ma jätan nagu siia väikse vahe, kus see valge välja paistab ja see teeb su silmad palju suuremaks. Kui seda teha päris musta laineriga ja natukene intensiivsema valgega, siis see võib väga-väga dramaatiline olla, nagu väga dramaatiliselt su silmi suuremaks teha, aga see on nagu selline naturaalne meik. See on vähem nagu lauvärvi look, ma ei kasutanud ühtegi lauvärvi, ainult selle wingi jaoks. See on pigem silma modelleerimine. Nüüd highlighter. Ma kasutan seda paletti jällegi liiga vana. Ma kasutan neid kõiki, seda kõige tumedam. Ma kasutan silmade peal. Neid siin ma vahepeal miksin, et panna nagu oma naha peale, kui te näete. Ja näo peal ma kasutan enamasti neid ülemist 2. Ja ma panen nagu strateegiliselt ainult selle koha peale, nagu oma põsesarna kõige kõrgemale punktile. Ja siis kulmu alla. Kui sa ära sured, on ju, sulle tehakse meik. Et sa näeksid elusam välja, isegi kui sa oled mees, sulle tehakse meik. Ma olen uurinud seda, nad kasutavad referentsiks pilte sinust, kui sa olid elus ja ma reaalselt loodan, et vaatad seda videot ja panevad mulle retsit highlighti peale. Silma sisenurgas ma kasutan ainult seda. Me tuleme tagasi kulmude juurde. Anastasia, Beverly Hillsi läbipaistev kulmukeel. Ma lasen sellel kuivada. Nüüd teeme huuled. Ma arvan kõik eelnevad korrad, kui ma olen natukenegi teile näitanud, kuidas ma meiki teen. Ma olen kasutanud mingit üliheledat, nude'i, heleroosat, mingit sellist huuleasja. Mul on nii hea meel, et see nude huulepulga era lõpuks läbi on, sest kui te näete mu huuli, need on pigmentsed, need on punased ja igasugused nude'id asjad, kui nad hakkavad vähegi kuluma, mu enda tume huul tuleb alt välja. Hele seal peal näeb välja nagu mingi haigus. Enam ma heledaid nude huuli ei tee. Üks mul lemmikuid
nüüd on Maybellini Superstay Matte Ink toonis 65. Ja see püsib peal paremini kui ükskõik mis huulelainer, kui ausalt öeldes ükskõik mis vedel huulepulk, mida ma olen elus proovinud, see Maybellini oma. Ma reast võtan oma sõrme ja pühin nii palju maha kui võimalik keskelt. Mu lemmik on see, kui mul on see huulepulk juba terve päev peal on, keskelt tuleb mu enda huulevärv välja, aga ümber ta on ikka nagu lainerina peal ja see näeb nii loomulik välja, see näeb välja nagu tahaks mu enda huuled, ainult nad on rohkem viimistletud, you know? Ja siis see pühi oma jala sisse, see on osa tutorialist. Kõige viimasena ma kasutan setting spray'd, see on Morphilt, saab varsti otsa, ma ei tea, mis ma siis teen. Ja see on kõik. Kui sul on mulle meigi tootesoovitusi, mida ma peaksin kindlasti proovima ja kui sul on ka tooteid, mida ma kindlasti ei peaks proovima, oh my god, video. Parimad meigitooted, sinu meelest kõik halvimad meigitooted, kirjuta alla kommentaaridesse. Ja kui sa jõudsid selle videoni lõppu, siis jäta mulle alla kommentaaridesse. Tahaks öelda ämbliku emoji, aga ei, ära seda palun jätta, please ei. Jäta mulle alla kommentaaridesse valge südame emoji, nagu mu blush. Ja ma teaksin, et sa oled parim subscriber ever ja vaatasid selle video nii lõpuni. Kui sulle meeldis see video, siis kindlasti anna sellele thumbs up. Ja kui sa pole veel mingil põhjusel subscribe-itud sellele kanalile, siis kindlasti tee seda. Kõik mu sotsiaalmeedia lingid on all video descriptionis ja mu kommentaarid on videosoovitustele väga avatud, nii et kui sul on mulle requeste, pane need alla kommentaaridesse. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.